Tänane teema ongi siis muusikavideo versus muusikavideo võtted. Mina olen siis Triin Brigitta Heidov ja mina õpin praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias audiovisuaalse loomingu magistris ja enne seda ma õppisin BFM-is siis multimeedia erialal, muusika ja multimeedia. Ja siis täna me siis analüüsimegi siis muusikavideosid ja videomuusikat, räägime natuke, millele tähelepanu pöörata neid analüüsides ja siis proovime natukene need analüüsid läbi ka, ma olen teile mingid küsimused, mille järgi siis on kergem orienteeruda analüüsis. Et alustame siis natuke sellest, et räägime muusikavideo omadustest. Et üks väga tähtis omadus muusikavideol, mida võib tähele panna, enamasti kasutatakse seda, on see, et see demonstreerib siis žanri karakterit. Ja kui on selline, näiteks selline heavy metal video, siis on see tihti filmitud kuskil hallis. Siis teine, mida võib tähele panna, on visuaali ja sõnade vaheline seos. Et kuidas visuaal annab siis sõnu edasi, et kas on näiteks täiesti otsene tõlge sõnadest visuaali või on mingi kaudne sõnumi edastamine. Siis visuaali ja muusika vaheline seos. Et kas on mingid, visuaalis on mingid rütmilised sarnasused muusikale või dünaamika suureneb visuaalis ja muusikas või väheneb. Et sellele võib tähelepanu pöörata. Ja siis 4. punkt on artisti näitamine. Ja väga tihti tehakse artistidest close-up'e ja see on tihti seotud sellega, kas siis artist ise tahab ennast promoda või ennast näidata või siis neil on mingi leping kellegagi, miks on siis vaja mingit teatud aega artisti näidata. Siis kasutatakse tihti ka referentse näiteks teistele filmidele või teistele muusikavideodele. Tehakse midagi järele, võib teha ka paroodiaid täiesti. Või mingid märke, mis siis seostavad maailmas toimuvate asjadega või mingite filmidega. Ja siis üks väga laialt levinud meetod, mida kasutatakse, on vaatamise motiiv. Et nagu ekraanis või siis kuskilt kõrvalt vaadatuna näidatakse. Ja ka naise keha kasutatakse tihti. Muusikavideo stiilid siis. Et neid võib kombineerida oma vahel. Tihti kasutatakse mitut erinevat, aga võib ka täiesti ühte kasutada. Näiteks esimene on kontsert live, et on siis filmitud kas kontserti või laivi. Need klipid võivad ka lihtsalt vahepeal olla. Siis teine on animatsioon, millega on siis hea edasi anda selliseid asju, mida päriselt näidata ei saa, mingid välja mõeldud maailma. Siis interpretatsioon ja kuidas siis muusikavideo autor ise tõlgendab seda muusikat või lugu. Siis on narratiivile keskenduv, mis siis on lugu, et muusikavideo jutustabki täitsa oma loo. Siis on impressionistlik ja sürrealistlik, kus võib ka näidata asju, mis päriselt olemas ei ole või mingid fantaasiamaailmad või mingid impressionistlikud maailmad. Ja siis 6 on millegi jäljendamine. Ja need asjad natuke kattuvad ka, et tehnikateks ongi siis sõnade interpretatsioon, loo sõnumi edastamine, selle natuke muutmine või siis vastandamine, vihjed mingitele teistele asjadele. Siis hästi tihti kasutatakse ka, et mingid pildimuudatused või mingid liigutused või liikumised lähevad täpselt biidile. Siis lip-sync, et artist siis kas liigutab suud kaasa või keegi teine liigutab suud kaasa. Siis kummardus kellelegi, millelegi, et austusavaldus kas mingile teisele filmile, muusikavideole, et võetakse sealt mingeid asju või siis kellegi elulugu. Siis mitme pildi korraga kasutamine, et ekraan jagatakse mitmeks ja siis saab nagu mitut lugu korraga näidata. Ja siis paroodia. Ja siis küsimused, mis võib enda näiteks kirja panna.
et mis siis aitavad analüüsile kaasa, et mis žanris muusika on ja mis on žanri eripärasused tulevad muusikavideos välja. Siis milline on sõnade ja visuaali vaheline seos? Milline on muusika ja visuaali vaheline seos? Kas artistidest on close-up'e ja kui palju neid on? Ja millel siis video põhineb ja mis tehnikat on kasutatud? Kas on esinemine, narratiiv või kontseptsioon? Ja nüüd me läbimegi siis paar näidet. Et esimeseks ma olen valinud Coheni loo Moving On ja ma arvan, et kuulame selle läbi ja samal ajal võib panna endale küsimuste vastuseid kirja. Ja siis ma paari sõnaga räägin ka need küsimuste vastused ise ka üle. Millele siis, mis žanr see oli? See on väga kunstiline video. Minu arust see on isegi väga lähedal, see video on visuaalsele muusikale. Et väga palju on näiteks beatil tegevusi, kui see eesel jookseb seal alguses täpselt sinna, kui kass liigub, hüppab täpselt muusikaliselt õigesti sinna aknalauale ja kuidas lill tantsib. Neid seoseid on väga palju, et kogu see video on tegelikult niimoodi üles ehitatud, mis on väga äge. Ja sõnade ja visuaali vaheline seos võib-olla ei ole isegi nii suur siin, kui on muusika ja visuaali vaheline. Ja artisti ennast üldse ei näidatud, aga sellel on väga tugev seos selle artistiga sellel videol. Et see video filmiti siis Coheni lemmikus kohas Kreeka saarel Hüdral, kus ta käis siis tihti puhkamas. Ja seal oligi siis näidatud neid elemente, mis talle meeldisid. Ja ka naise keha oli kasutatud korra. Ja seal oli väga palju vihjeid ja seoseid artistiga. Ja ehk siis video põhines siis kontseptsioonil, et näidata artistile väga tähtsat kohta. Aga liigume järgmise video juurde. Järgmiseks on siis Coldplay The Scientist, mis on täiesti teistsugune muusikavideo. See video siis põhineb täielikult narratiivil. See räägib väga sügava loo, mis läheb ka sõnadega kokku. Ja mis on selle video juures hästi huvitav, et kuna see terve video on tagurpidi, siis artist õppis siis selle terve laulu tagurpidi ära. Et seda videot saaks teha. Ja see sõnade interpretatsioon on ka täiesti olemas, et kui seal on öeldud back to the start, et kogu see video põhinebki sellel. Ja tegelikult oli niimoodi, et selle muusikavideo autor, et tal oli siis idee olemas ja ta otsis loo, siis millele tema idee sobiks, et see ei ole nagu sellele laulule välja mõeldud muusikavideo, vaid muusikavideo tegelikult oli, idee oli enne välja mõeldud. Siis autor oli selle artisti ja tahtis täpselt sinna loole seda. Ja jah. Et siin oli väga palju seda lip-synkimist ja tagurpidi, mis oli väga muljetavaldav, et hästi tehtud muusikavideo. Järgmiseks siis Lying in the corner of my world, didn't hear a sound.
hiding under my head, never to be found. How have you been today? I woke up, but it didn't go away. Hey. Nii, siin siis oli kasutatud animatsiooni sõnumi edasiandmiseks ja seda kurba lugu anti edasi väga sümpaatsete tegelastega, mis pärast minu arust toimib väga hästi, et need elukad, kes seal välja olid mõeldud, mõjuvad väga sümpaatsetena, panevad empaatilisena tundma. Ja muusikavideo siis jutustas loo, põhineb narratiivil ja hästi palju oli ka sõnade interpretatsiooni, et loo sõnadest oligi siis välja mõeldud lugu, mida siis jutustada ja edasi anda, mis teeks siis komplimendi laulule ja annaks sellele midagi juurde. Ma arvan, me jõuame 2 muusikavideot veel vaadata ja siis me liigume visuaalse muusika juurde edasi. Ma enne vist ei öelnud, mis muusikavideos on, nüüd siis näete, et relv, milleks on siis valik. See on mu üks lemmikumaid muusikavideosid, see on väga lihtsalt tegelikult tehtud, et on kasutatud ühte näitlejat, ühte ruumi, ühte lokatsiooni ja see kogu video tegelikult ju põhineb koreograafial. Et üks näitleja esitab koreograafiat ja see toimub minu arust väga hästi. On ka muidugi juures see ruumi näitamine, see on väga suurte võimalustega ruum, et kõik eskalaatorid ja suured avarad ruumid. Ja sealt tuleb välja ka tegelikult väga see loo sõnum siis, et see valikumotiiv, et see näitleja mängib selle välja, et võib selle õhku lasta ja võib seda teha. Ja hästi suurt rolli mängivad siin ka, miks see nagu töötab, niimoodi on ka emotsioonid, et väga hästi mängitud ja tantsitud video tehtud. Nii ja viimaseks me võtame praegu siis sellise loo.
selle ma siis tõin viimaseks näiteks sellepärast, et siin on erinevalt teistest on rohkem artistist close-up'e. Siin on video ja animatsioon segamini ja see kõik toimub väga hästi, see on täiesti üks-ühele sõnade siis visuaali panemine ja seda videot oli tegelikult väga raske teha, et seda tehti, see oli stop motion, et oli piltidega tehtud, ei olnud ju ühtlane video. Ja see artist pidi siis olema 16 tundi klaasi algustele, kus temast siis neid pilte tehti. Ja ta ütles, et kui keegi soovib seda videot kunagi järele teha, siis edu neile. Aga ma arvan, et liigume nüüd edasi visuaalmuusika juurde. Ja kuidas siis visuaalmuusikat tõlgendada saab ja ma teen siia ühe ilusa lausega, et visuaalne muusika on siis nagu visuaal, millega üritatakse, millega visuaal, mis ongi nagu muusika. Et visuaal, mis väljendab siis nagu muusikat, et kui on nagu muusikateos, siis on visuaalne teos on proovitud luua samasuguse vormiga, et see kõlaks nagu muusika siis, et visuaalne muusika võib olla ka siis koos heliga, aga võib ka olla täiesti isepäi ainult visuaalvaikuses, liikuv visuaal siis. Visuaalmuusikal on erinevaid vorme. Et üks on esimene näiteks maalitud muusika, mida tegi Kandinsky, et tema siis võttis suuri kuulsaid muusikateoseid ja maalis need siis ühte maali. Need on väga ägedad, soovitan vaadata neid. Siis on värvimuusika, kunagi leiutati siis sellised värviorelid, mis siis, et kui mängid muusikat, siis tuleb sellele vastav värv. Ja juba Newton tegelikult lõi sellise nagu skaala ringi, kus ta siis üritas võrdsustada siis mingit värvi mingi noodi kõrgusega. Ja siis millest meie täna räägime, on abstraktne film, mis on siis visuaalmuusika videovormis. Ja see on väga tähtsad on heli ja pildi seosed. Näiteks värv pildis ja helimuusikas, et täpselt siis, et kas heli kõrgus ja värvi heledus on võrdsustatud siis, et mida heledam värv, seda kõrgem heli näiteks. Ja vorm, liikumine ja rütm, et teosel on mingi vorm, selles on liikumine ja rütm, siis et rütmi sarnasused helis ja pildis ja liikumise sarnased helis ja pildis. Ja on olemas selline asi nagu sünesteesia, mille poole siis nagu tegelikult püüeldakse ka selle heli ja pildi seoste leidmisel. Et mõned inimesed siis kuulevad helidega koos värve, et kui nad kuulevad mingit heli, siis seostub neil kohe mingi värviga. Aga seal on ka väga ekstreemseid juhtumeid, et kus keegi sööb mingit toitu ja see seostub mingi heli või värviga või tunneb lõhna ja sellega seoses tuleb tal meelde mingi värv või heli. Nii, ja ma arvan, et esimeseks vaatame äkki sellise teose ja ma arvan, et ma siin pean väikse sissejuhatuse ka tegema. Et see autor siis on päris vana teos, 1971 ja siis need pildid on siis nagu meisterdatud, aga ta joonistas heliribale siis täpselt sama asja, mida te pildilt näete. Ehk siis see ongi täpselt pilt toodud helisse, et need ongi täiesti sünkroonis. Et see autor joonistas siis heliribale täpselt seda, mida te ekraanilt näete. Lõpust. Nii.
arust on see väga vägev teos ja see töö, mis sinna alla ilmselt läks, on tõesti metsik. Ja kui keegi tänapäevaste vahenditega oleks nõus sama palju tööd kuhugi panustama, ma arvan, et see tulemus oleks ka väga võimas. Aga ma arvan, et ma jätan mingid asjad siit veel vahele ja vaatame ühe tänapäevase visuaalse muusika video siis ka veel. Nii, siia suubi tagasi. Et see teos oli minu arust sellepärast väga hea, et seal on kasutatud ainult ühte elementi tegelikult, milleks on siis ring ja kõik asi on selle ümber ehitatud. Ja ma arvan, et see on nagu võib-olla ka õpilastele mingi hea harjutus võtta lihtsalt mingi üks element ja siis selle ümber kogu oma idee ehitada. Et siin oli minu arust väga lahedalt oli antud heliga ringile omadusi, mida muidu ilma helita nagu ei oleks võib-olla niimoodi aru saadagi sellest, et ring pandi hingama, siis tulid kuuliaugud, kus heli käis, muutus ring üks hetk lukuks. Ja et see tegelikult ongi visuaalse muusika eesmärk ka, et siis see heli ja pilt üksteisega väga kooskõlas oleksid. Et see on üks võimalus, kuidas seda teha. Aga lõpetame tänaseks siis siia ja suur aitäh teile!